mis see konkreetne tegevus oli õige, see on see universaalne keem, ütleme, vot see oli õige, on ju, siis sa võid shoppata oma taskudest, kui palju tahad, on ju. Mitte lõpmatuseni meil on olemas piir, aga põhimõtteliselt meil on olemas siuke väike varu, sest klikkeri häälega me märgisime õiget tegevust ja lõppkokkuvõttes klikker kaob ära, et klikker on ainult uute asjade puhul kasutatakse. Miks klikkida, ma võin sõnaga kiita, et on tehtud neuroloogide poolt uuringud ja ilmus, et klikkeri häält töötleb ajus hoopis teine koht. Mitte see, kuhu sõnad lähevad, vaid see, kuhu lähevad eluohtlikud või need, kes vajavad väga kiiret reageeringut nagu paugud, äikehääled ja muud. Et hoopis see ajutsoon nagu klikkeri häält töötleb. Ehk sellepärast võib-olla see on niivõrd tõhus. Mis on klikkeril on see kolmas väga klikkerkoolitusel on see, et tühja klikki ei ole kunagi, mitte kunagi never. Kui peale sõna tubli, kui ütleb, tubli on, siis mitte midagi nagu tegelikult ei järgne midagi head sellele, sest peale klikkeri niisugust asju ei ole olemas, alati järgne preemia. Kas siis, kui teil klikk oli tehtud valel ajal, siin ei saa mitte mingi parata. Õige ajastus, ei tohi liiga hilja, ei tohi liiga vara. Mida see nagu reaalselt näiteks elus tähendab? See sõnaga tubli reaalselt me paneme alati mööda. Mis see klikkeriga nagu tähendab? See on nagu hästi täpne. Näiteks oletame, et me tahtsime, et kool istuks. Siis me peame klikkima siis, kui ka tagumik läheb alla, et lihased ei töötavad. See on istu. Mitte nagu me teeme istu, kui läks istuma. Tuli koer! See on istu püsivus. Saad aru või? See on istu, aga see on istu püsivus. Siin võiks olla ühe korra ja täiesti liikuda. О, супер! Супер! Свет. Класс.